tere! Meie oleme Eesti Folkloorinõukogu noortekoda ja teie ees on vanaemade retseptid. Mina olen Kertu-Liis. Mina olen Kaspar. Ja täna munade pühade puhul me värvime mune. Me teeme siis seda kahel moel, et me värvime nii sibulakoortega kui ka peediga. Just. Selleks on meil vaja mune, külma vett, peeti, kaltsu või ka sokki, kuhu sisse pärast muna panna, niiti millega kinni siluda ja kääre. Me alustame peediga muna värvimist. Nii. Meil on vaja peeti, muna, mida meil olemas on. Lisaks sellele meil on ka natukene küülavaha, millega me proovime siis muna peale joonistada. Äkki jäävad mingid kujud, detailid, võib-olla meie kunstlikum oskab seda paremini isegi neist teha. Esimese asjana me eeldan, et meil on vaja lõigata natukene peeti. Kas mul on õigus? Sul on õigus. Väga õigus. Nii. Hästi peeniksed sellised väiksed tükikesed, mille saab siia kaltsu sisse panna. Esimene oli natukene lai isegi. Ja. Proovime natukene vähemalt. Nüüd siis võtame ühe esimese kaltsu meilt ja paneme siis näiteks, hakkame mõtlema, mis joonistada tahame. Esialgu võtame paar tükki peeti, paneme ühe siia. Mul näiteks on tuju siia panna üks. Tõstame natukene eemale. Muna tuleb lõpus siia keskele umbes. Ja kuna me tahame proovida ka vahaga joonistamist, siis ma mõtlesin, et prooviks vaataks, kas on võimalik teha mõni naerunägu siia. Vaatame, üritame siia kuidagi ühe silmakese, teise silmakese ja teeme siia mõnusa laia suukese. Ja nüüd me põhimõtteliselt tahame ta siit selles ilusti ümbert kokku tõmmata ja siis niidiga kinni tõmmata. Ja siis võib veel teha niimoodi ümbert. Jah. Et seavad sellised huvitavad randid. Randid jooned. Mustrid. Et lisaks siis sibulale kui ka peedile on võimalik panna siia vahele ka näiteks riisiterasid. Et need siis paneks just kui sibulakoorte alla, ma saan aru, sibulakoore ja muna vahele. Saetakse omamoodi omapärase mustri. Et võimalusi, mida munadega teha on väga-väga mitmeid. Tuleb lihtsalt leida midagi, mis sulle meeldib. Nüüd tõstame munad külmas vees, potis, liidile. Paneme liidi sooja. Ja kui vesi hakkab juba mullitama, siis sellest hetkest tuleb lugeda 10 minutit. Kui 10 minutit on möödas ja munad on silma järgi valmis, siis on aeg liit kinni keerata, mida me juba tegime. Just. Ja võtta munad potist välja. Nii, tõstame selle siia. Ja nüüd on näiteks hea 2 lusikaga tõsta see siia. Meie tõstame need esialgu ühte kaussi. Vaatame, kuidas tuleb. Vaatame kohe. Nii, sinul on see au. Siit lahti niimoodi. Ja väga ilus muna. Meie esimene pühade muna. Paneme siia. Ja kõik järgmised. Tõstan siia lähedale, siis jääb väga seda mahta ka maha siia. Ja see peediga tehtud. Valmis on meil saanud siis need selleaastased munad. Häid munapüüd.